Tere hommikust kõigile, tervitan teid siin ilusal detsembri hommikul EBS-i ESG juhtimise arenguprogrammi info hommikul. Ma ei ole siin üksinda. Minuga koos on kolleegid ESG valdkonnast, Annika Miltonist, Katrin Rimist ja Kadi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja mina olen Merili Varas ja tulen PricewaterhouseCoopersist, PwC Eesti kontorist ja olen ESG valdkonna juht. Ma teen kõigepealt lühikese sissejuhatuse, millest ESG juhtimise arenguprogramm koosneb, millest me seal räägime ja keda me programmi osalema ootame. Ja teil kõigil on võimalus esitada küsimusi. Me vaatame need küsimused üle küll kõige lõpus, sest peale minu väikest info momenti või hetke kohtume me siin stuudios või alustame vestlust siis aktuaalsel ESG teemal nimega, kuidas teha kahes olulisus hindamist või mismoodi seda sektori üleselt koostöös teha. Aga rääkides ESG juhtimise arenguprogrammist, et meil on nüüd siin koostöös kõikide nende toredate organisatsioonidega, keda te näete ka avaslaidil, olnud võimalus juba 6 lendu ESG juhte või siis ESG huvilisi koolitada. Programm on suunatud, võib-olla kui küsida, et kes peaks osalema, siis ta ongi väga laiapõhine ja meie senised osalejad on olnud ka väga mitmekülgsed, on olnud ettevõtete juhte, on olnud erinevate valdkondade esindajaid, finants, õigus, turundus, kvaliteedijuhte, spetsialiste, aga ka inimesi, kes on otsustanud oma karjääris teha kannapöörde ja ESG tundub olevat tulevikku vaatav suund ja miks mitte alustada EBS-is siis oma uut karjääri ja teha endale selgeks aluspõhimõtted, et millest kui me räägime ESG-st, siis millest me räägime, mida see endas käsitleb. Slaidil on ülevaade meie programmi ülesehitusest. Programm koosneb 5 erinevast moodulist. Kestab ta siis circa poole aasta jooksul. Kohtutakse siis sellise enam-vähem kuise intervalliga, 2 päeva füüsiliselt klassiruumis, mis on meie hinnangul väga oluline, sest üks programmi aluspõhimõtteid on, et samas valdkonnas töötavad inimesed ja koolitusel osalejad saavad omavahel mõtteid ja ideid põrgatada. Esimene programmi moodul räägib meil sellest samast, avab nii-öelda tausta, et me oleme täna muutunud ärikeskkonnas. Üha rohkem on esile tõusnud vastutustundlik ettevõtlus. Me oleme oma programmis eraldi fookusesse toonud ringmajanduse teemad ja põhjus on väga lihtne, sest ringmajanduse kontseptsioon on täna veel ettevõtjatele ja ka ESG valdkonnaga tegelevatele inimestele üsna uus. Väga palju praktikat veel ei ole, et siis me proovime kaasas käia sellega, et millised on need teemad, mis vajavad rohkem avamist ja tausta lahti seletamist, et neid oleme ka jooksvalt programmi sisse toonud. Teises moodulis räägime me ettevõtte mõjude hindamisest ja eesmärgistamisest või tegevuse eesmärgistamisest ja see on see koht, kus me tegelikult nüüd viimase paari aasta jooksul või aasta jooksul oleme väga selgelt keskendunud kestlikkusaruandluse direktiivist ja standardist tulenevatele kahes olulisuse hindamise põhimõtetele, aga ka mitte ainult fookusega suurettevõtetele, vaid et kuidas seda mõjuanalüüsi hindamist, miks me peaksime ühe või teise teemaga tegelema, kuidas seda ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul teha. Kolmandas moodulis lähme me praktiliseks ja praktiliseks niimoodi, et me vaatame praktiliste näidetega 4 erinevat kestlikkusaruandluse standardit lähedalt. Hetkel siis oleme fookusesse valinud 2 keskkonnastandardit ja 1 sotsiaalse ja 1 juhtimisstandardi ja teeme läbi, räägime sellest, et mida see standard endas käsitleb, kuidas ettevõte nüüd praktiliselt, mida ettevõtted oodatakse, et ta tegema peaks, et selle standardi avalikustamisnõuded ära täita. Ja proovime teha seda sellises töötoa formaadis, kus kõik saavad omavahel arutada ja mõtteid vahetada, et jõuda siis võib-olla
ühtse lähenemiseni või proovida põrgatada, et mis võiks olla see kõige parem lähenemine, et kuidas siis seda suurenevat ja esialgu üsna keerulisena tunduvat raporteerimiskohustust täita. 4. moodul on puhtalt muutuste juhtimisest ja sellest, kuidas saavutada ettevõttesse pööre, ei taha öelda rohepööre, aga see shift, et muutuda vastutustundlikumaks, kestlikumaks ettevõtteks, kuidas viia seda erinevatele organisatsiooni tasanditele ja kuidas muuta kestlikkuse organisatsiooni kultuuri osaks. Ja viimases 5. moodulis esitlevad kõik osalejad enda kodutöid. Meil on läbi programmi igas lennus ettevõtte esindajatel võimalik valida siis kas oma ettevõtte või mõne teise ettevõtte näitel proovida läbi teha seda kõike, mida me programmis õpime praktilises võtmes. Ja siis seda, kuhu kodutöö mõtteharjutuse käigus te jõuate, saategi 5. moodulis kokkuvõtvalt siis oma klassikaaslastele või kursusekaaslastele esitleda. Kui minu käest küsida, et mis on meie programmi suurimaid väärtusi ja võib-olla mis meid ka teistest eristab, on see, et meil on väga mitmekülgne lektorite baas. Meil on doktoreid, meil on doktorante, meil on teadlasi, meil on akadeemikuid, meil on ettevõttes töötavaid praktikuid, meil on konsultante ehk need, kes näevad väga erinevaid ettevõtteid ja erinevatest sektoritest, et see tasakaal on päris hea ja võiks olla nii, et iga valdkonna puhul või me oleme proovinud saavutada seda, et iga valdkonna puhul koos teoreetilise baasiga käib kaasas alati ka see praktiline pool, et kuidas seda teadmust päriselt siis ettevõtte tasandil ellu viia. Natuke sellist praktilist informatsiooni ka, et alustamas on siis 7. lend. Siin slaidil on näha moodulite ajad, nagu ütlesin, toimub 2 päeva järjest 9:30 kuni kella 3-ni peallõunal koos lõunapausiga on koolituspäevad ja väga soovitame või eelistame, et inimesed ka füüsiliselt kohal oleksid, et just seesama põhjus, et saaksite omavahel suhelda ja kasutada seda aega ka siis koos töötamiseks. Alati küsitakse, et tore küll, aga mis see siis nüüd kõik maksab, on? See on see klassikaline eestlase küsimus, et siis siit näete kursuse osavõtutasu ja kuna meil on 2 meie partnerit on väga head partnerid, Vastutustundliku ettevõtluse Foorum ja LHV Pank on siis pakkunud täna võimalust, et enda klientidele ja liikmetele pakkuda soodustust, et LHV Panga äriklientid saavad siis soodushinda -10% ja selle sooduskoodi te leiate oma internetipangast, ja VEF-i liikmetele siis tuleb ilmselt markeerida ära, et olete VEF-i liige ja siis teile rakendub ka see soodustus. Registreerumine oleme pannud kohe siia, et ei peaks kaugelt otsima, siis EBS-i kodulehel täida vorm ära ja oledki juba koolitusele ennast kirja pannud, et ütlen taustaks ka, et meil viimased programmid on ikkagi väga kiiresti täis läinud, et seetõttu me teeme, et kui me alustasime 1 programmiga aastas, siis nüüd meil on juba 2 lendu alustavad aastas, et seetõttu ei tasu väga kaua mõelda, et võib juba kirja ennast ära panna. Panen ka meie kontaktandmed, et Kristiina Esop ja mina koos siis täna programmi sisu veame ja meie käest saab ka täpsemat informatsiooni programmi, kui on vaja täpsemat informatsiooni programmi sisu osas. Kogu tehniline pool, mis puudutab siis programmis osalemise tingimusi või arveldamist, et selleks siis saate Katrini poole pöörduda. Aga minu poolt hetkel kõik, et ma arvan, et annaksin sõnajärje üle Annikale, kes tahab meid nüüd natukene siin raputada. Jaa, tere hommikust minu poolt ka.
tõepoolest, me oleme seda tegemas juba 7. korda, mis isegi tundub üllatav, sest ma mäletan, kui me startisime selle programmiga tõepoolest, mis on äkki 4 aastat tagasi või, siis selle esimese korra kursuse kokkuajamine oli selline, mäletad, meil oli korralik võimlemine, sellepärast, et me pidime inimesi veenma, et ESG on oluline, sellega tuleb tegeleda. Ettevõtete juht oli vaja veenda, et on mõistlik oma inimestesse investeerida just nimelt selleks, et siis need teadmised oleks ka ettevõttes laiemalt esindatud. Õnneks täna me oleme jõudnud sellisesse punkti, kus seda ei ole enam vaja teha, et pigem on vastupidi, et nüüd me ei räägi enam nii väga miks, vaid me räägime kuidas. Ja võib-olla see ongi tänase vestluse üks peamisi fookusi ka meil, kuidas siis teha nii, et oleks lihtsam, selgem, tulemuslikum ja võib-olla päevakajalise teemana ka, et siis selle kõige keskel oleks ka bürokraatiat vähem, et see on ka üks põhjus, miks me oma täna hommikuse arutelu ringi oleme just sellisel moel kokku pannud, et mina olen küsimuste küsija küll, aga samamoodi Miltonis konsultandi tööd tehes näeme väga erinevate ettevõtete vaadet koos oma ESG tiimiga. Merilil samamoodi on selline süvitsi vaade väga erinevatesse sektoritesse, aga siis meil on Katrin Rimist, kes mingis mõttes on ise selle teekonna läbi teinud ja tegelikult teda võib nimetada ka valdkonna pioneeriks, et on hea kuulda, kuidas tema Rimi sees on kõiki jätkusuutlikkuse teemasid edendanud ja siis on meil Kadi, kes ministeeriumi vaates, siis ma nagu loodan, et annab meile natukene nagu seda valgustust selles küsimuses, et kas ja mida riik on tegemas, millist tuge on oodata riigi vaatest ja tegelikult on võib-olla ka huvitav rääkida sel teemal, et mis on need kohad, kus riik aitab võib-olla kaasa lihtsalt motivatsiooni kasvatamise ja teadlikkuse suurendamise läbi ja mis on need kohad, kus täna enam ilma regulatsioonideta ei saa. Nii et selline seltskond on meil koos, sellisel moel üritame arutlema hakata, aga nagu ikka, alustame algusest. Esimene algus võiks olla ikkagi see, et ma laseks igal tänasel vestluses osalejal natuke ise rääkida ka, et mis see siis on, mida sa oma igapäevatöös teed, sest et kui me ütleme, et keegi tegeleb jätkusuutlikkusega, siis tegelikult see võib tähendada nagu päris paljut. Ja ma annaks Katrinile esimesena sõna, et eks sa räägid ära selle enda kogemuse sellel Rimi teekonnal ja siis hakkame sealt edasi liikuma. Jaa, et aitäh, mina siis olen Katrin Rimist ja tõesti olen selle jätkusuutlikkuse teemaga, nagu sa mainisid, juba ikkagi päris pikalt seal tegelenud, et 14 aastat olen vedanud seda vankrit Rimis ja varem Eesti valdkonnas, tänaseks olen liikunud juba Balti üksusesse, et mis ma arvan on ka ajamärk, et täna on Rimis Balti üleselt ikkagi täiesti eraldi tiim, kes tegelebki jätkusuutlikkusega. Ja kui siin oli sellest muutuste juhtimisest nagu juttu, siis ma tahaks öelda, et ka seda oleme meie väga selgelt näeme, et kui me varem tegelesime nii-öelda ise tekitatud, loomulikult ka oma emafirma toel justkui välja kujunenud eesmärkide täitmisega jätkusuutlikkuse valdkonnas just siis, mis on siis põhitegevusega seotud arusaadavatel põhjustel, siis tänaseks aastaks 2025 on meie peamine eesmärk ikkagi vastata regulatsioonidele, olla nagu selles osas tubli tüdruk nii-öelda või tubli poiss, et see on selles mõttes täielik muutus on ka isegi meil toimunud, vaatamata sellele, et me oleme, ma arvan, selles valdkonnas tõesti olnud tublid ja edukad ja võib-olla eesrindlikud isegi, et me ju loomulikult tahame ka regulatsiooni täitmises olla pigem nagu edukad ja teistele eeskujuks, et me adume seda suure ettevõtte vastutust siin vägagi. Ehk siis tõesti järgmine aasta me pigem võib-olla seda ilusat juttu kuulete meilt vähem ja keskendume siis sellele, et kuidas siis meie emafirma IKA, kes raporteerima peab juba nii-öelda eelmise aasta kohta, saaks oma nii-öelda numbrid ja arvud ja kõik vajalikku kokku ja sellega me olemegi ka tegelikult siin selle aasta teise poole nüüd siin väga tõsiselt tegelenud, et võib-olla selline hästi lühike kokkuvõte, et see on see, mis on täna minu laual ja see, et ta on nüüd muutumas, on tegelikult väga huvitav teekond olnud.
Aitäh, Kadi. Sa oled Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis jätkusuutlikkuse valdkonna juht. Mida see tähendab? Mis sa siis teed? Hästi palju regulatsioone, eks ole. Ei, tegelikult ei ole nii, et kogu see kestlikkuse valdkond on siis meil niimoodi kokku kogutud eesmärgiga seda ikkagi lihtsustada, tasakaalustada ja ettevõtte jaoks arusaadavamaks teha. Et mis ma teen, on hästi palju seotud Euroopa Liidu poolelt tuleneva poliitikaga, mida me siis siin praegu läbi kliimaseaduse toome Eesti seadusandlusesse üle. Ja on hästi palju igasuguseid muid regulatsioone. Näiteks üks uus ja põnev teema on nulltehnoloogiate teema, mida me siin hetkel üle võtame ja leiame lahendusi, kuidas siis rohetehnoloogiate tootmist saaks siis Eestisse tuua. Ja kui nüüd üldiselt kokku võtta või nimetada, siis selle minu koha ülesanne on see, et aidata ettevõttel rohepööret läbi viia. Me hästi palju teeme ministeeriumite vahel koostööd ja meil on väga hea tiim nii Kliimaministeeriumi kui Rahandusministeeriumiga, kellega me siis koos kogu ESG aruandluse poolt läbi vaatame ja püüame leida selliseid viise ja lahendusi siis, mis ettevõtja elu võiksid lihtsamaks teha ja kuidas neid toetada. Mul on juba hästi palju küsimusi pea sees, mida ma tahaks kõiki Kadilt küsida, aga enne kui me nendeni jõuame, et Meri-Liisa said enne rääkida ainult sellest arenguprogrammist, sa võiksid korra rääkida endast ka just nimelt selles võtmes, et mis täna sinu töölaual on siis nõuandjana? Ja selles mõttes jätkan sealt, kus Katrinil pooleli jäi, et meie töölaual on täna aidata ettevõtetel kõikidele nendele mitmele 100 jätkusuutlikkusega seotud regulatsioonile vastata. Mis on võib-olla huvitav tendents võrreldes siis Kesk-Ida-Euroopaga või meie sellise regionaalse PVC on ju rahvusvaheline ettevõte ja meil kõige lähem on see regionaalne tunnetus võib-olla, et mis on siin nagu veidi erinev, on see, et meil paljud ettevõtted avastavad enda jaoks ESG läbi aruandluskohustuse või saavad aru, et meil on nüüd vaja hakata seda kuidagi lahti mõtestama, erinevalt siis rahvusvaheliselt, seesama võib-olla Rimi näide ka, et emaettevõtete tasandil või rahvusvaheliste korporatsioonide tasandil on ikkagi see juhtimine juba väga süsteemne ja seetõttu ilmselt ka see aruandluskohustus ise ja see detailsus ja see küpsus on meie jaoks võib-olla tiba ehmatav ja võõras, et miks ma pean oma äri üldse niimoodi lahkama ja miks peaks kedagi huvitama, mida ma teen oma töötajatega näiteks. See on minu siseasi on ju, niisugust kommentaari olen ka kuulnud turult, et ja, meil on see kogu see nii-öelda teekonnal kaasas olemine, aitamine, selle rahvusvahelise mõõtme sisse toomine ja siis ka audiitorkohustus või audiitorkontrolli kohustus, et aitan toetada meie kalleid kolleege auditiosakonnas, kes peavad hakkama neid kestlikkusaruandeid ja tekste auditeerima, lahti mõtestada, et see ei ole enam numbrite kokkuajamine, vaid seal on väga palju ka kvalitatiivset informatsiooni, et kuidas saada see taustateadmine, et mis info millest täpselt räägib. See on väga põnev maailm ja mind on kogu aeg huvitanud, et kuidas siis ikkagi auditeerida midagi, mida ei ole kunagi varem auditeeritud ja kus puuduvad tegelikult aja jooksul välja kujunenud standardid, millest kõik ühiselt aru saaksid. Ja mis vaatab tulevikku. Audiitor on harjunud vaatama retrospektiivselt andmeid. Täna ta peab vaatama prognoose ja plaane, mis on nagu eriti selline, et nagu... Et kui mina sean endale ettevõttega mingisuguse nagu null eesmärgi, siis kuidas sa auditeerid seda, kas minu tegevusplaan selleni jõudmiseks on adekvaatne või mitte? Täna õnneks audiitor sellele veel hinnangut andma ei pea. Täna ta peab vaatama, kas sul on plaan, et see on nagu see tasand, et kas on plaan, aga mitte seda, kas see plaan on adekvaatne. Ja, et seda veel ei ole vaja õnneks hinnata, et sinna veel natukene aega, ma arvan, ka paari aasta jooksul jõuame, ma arvan sinna, kus nagu tegelikult on vaja ka sisuliselt hinnata, et kas see plaan on ja mida aasta edasi, seda rohkem me saame ju võrrelda, kas tegelikult nagu need plaanid, mis seatud on, kas ettevõte liigub nende suunas, kaugel ta on ju, et selles mõttes
see on jah. Jaa, võib-olla Katrin. kommenteerin, et mis mulle endale nende just, kui me räägime siin kestliku aruandluse puhul, kõige rohkem meeldib, on see avalikustamise kohustus. Ehk siis see, et ja vot see on üks asi, ma kujutan ette, mis võib olla paljude ettevõtetes, noh, kuna ma ise olen elanud 14 aastat selles nii-öelda selles Rootsi mullis, siis ma võib-olla ja meie jaoks on see sihuke läbipaistvus olnud nagu märksõna kogu aeg, siis ma kujutan ette, et see võib olla paljudele ettevõtetele natuke see koht, et miks ma ikkagi pean kõik andmed nii-öelda välja panema, aga samas see ongi see koht, mis annab ettevõttele nagu nügib teda natuke, et noh, kas sa ei taha siis, et need andmed oleksid nagu ilusad, et oleksid, noh, ma arvan, et see on üsna inimlik, et me kõik tahame ju head välja näha, eks ole, ka ettevõtted, me tahame, et meie ettevõtted oleksid nii-öelda eeskujulikud ja siis, kui sa nüüd need andmeid seal avalikustad ja siis saad aru ühel hetkel, et need kuidagi ei lähe paremaks aastatega, ehk siis see mõju on minu meelest hästi oluline ja ma selle eest olen nagu väga tänulik, et selline avalikustamise nõue seal juures on. See on muidugi imeline, et meil on olemas ettevõtte esindaja, kes ütleb, et kõik see andmete kogumine, nende avalikustamine on imeline. Et tahaks seda nüüd kuidagi laiendada. Ja tsiteerime edaspidi, et kuidas Rimi jätkusuutlikkuse juht ütleb, et see on imeline. Aga mis on tegelikult, see on selles mõttes positiivne, sest et neid positiivseid eeskujusid ongi vaja luua selleks, et võib-olla tekiks ka see arusaam, et võib-olla me oleme selle maailma mõelnud enda jaoks keerulisemaks, kui ta tegelikkuses on. Ja see eesmärk on ju tegelikult oluline. Aga kuna siit käisid nüüd, võtame selle keerukuse nüüd siis korra ette, siin käisid juba läbi kõik need andmeread ja tabelid ja kuidas seda kõike hinnata, siis ma küsikski Kadi käest, et teades nüüd seda, et Eestis on mitmed ettevõtted, kuigi need on üksikud suurettevõtted, kes siis saavad, kes peavad Euroopa Liidu kestlikkusaruannet täitma, aga samal ajal läbi nende tarneahelate tekib see nii-öelda raporteerimisvajadus ka väga paljudele Eesti väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kes ühel või teisel moel siis neid suuremaid teenindavad. Et kuidas täna siis riigis te selle peale vaatate, et kas te olete tegemas mingisuguseid abivahendeid, juhiseid selleks, et ettevõtjad sellega paremini kohaneksid? Jaa, meil on täitsa mitu protsessi parasjagu käimas. Et kui me andmetest alustame, siis meil on reaalmajanduse projekt, mis siis võtab kokku teoorias, kui me jõuame selleni, peaks võtma kokku kõik erinevad siis andmed ja panema selle selliseks ühiseks üheks lahenduseks kokku ja me töötame selle kallal, et vaadata praegu kõiki neid aruandeid, mida ettevõtted esitama peavad, mida on siin circa 400 tohutute 10 000 andmeväljadega, et kuidas me seda saaksime siis standardiseerida ja kuidas me saaksime selle kõik ühte kokku panna. Ja kui me nüüd ESG aruandlusest räägime, siis seal samamoodi üritame niisugust standardset lähenemist luua ja panna kokku need andmed vähemalt, mida ettevõtja on juba riigile korra esitanud. Neid andmeid küll esialgu tundub, et ei ole väga palju, aga asi seegi, kui me suudame need kokku panna. Ja samal ajal töötame siis selle kallal, et äriregistrisse see vastuvõtlikkus tekiks. Aga teine väga oluline protsess, mis meil pooleli on siis ESG tuuli loomine, mis on siis ettevõttele just selle topeltolulisuse mõju hindamiseks. Me loodame selle pilotiseerimiseni jõuda järgmise aasta lõpus, selle kallal töötatakse. Täpselt samamoodi toimub seal standardiseerimine, et kuidas siis neid andmeid siis vaadelda selliselt, et need küsimused oleksid vastatavad ja et seda tagasisidet siis ettevõte saaks. Siis meil lisaks sellele on veel rohelise laine konverents, kus me tegeleme sellise üldise teadlikkuse tõstmisega, sest et sellega on ka vaja tegeleda. Ma arvan, et sellega on võib-olla isegi hetkel veel kõige rohkem vaja tegeleda. Ja meil on ettevõtetel on võimalus olnud osaleda ka EAS-i ESG meistriklassides, mille põhjalt me siis tekitame sellised töölehed ja juhised
ka siis alustavale ettevõttele, kes siis võib-olla on seal tarneahelas sees ja kelle käest juba hakatakse küsimusi küsima, et ta saaks kuskilt ja kuidagi alustada. Aga võib-olla kõige sellisem esmasem koht, kuhu minna saab, on kestlikkusaruandlus.ee, kus on tegelikult hästi palju infot kirjas, kus on samm-sammult kirjeldatud, et mis see ESG protsess on, sealt pääseb kõikidele nendele regulatsioonidele ligi, standarditele ligi. Et võib-olla siis esimene samm, kui ettevõte ei ole veel alustanud, et siis ta sealt saab infot. Ja siis ütleme nende töölehtede kohta, mida ma ennist mainisin, et need me tahaks ka panna ettevõtja portaali üles. EAS-i kodulehel on ka olemas või sealt kaudu leiab ja paneme sellega ettevõtja portaali sellise koondinfo, et kus siis millised tööriistad on, sest et turul on ju palju erinevaid tööriistu, mis tegelikult aitavad, et kui võib-olla esimesel hetkel kohe konsultandi juurde ei jõua või ei saa minna, siis kuskilt alustada saab ja selles osas me tööd teeme. Aga räägi veel, ma kohe küsin ühes küsimuses täpsemalt, et sa mainisid seal kuskil jutu keskel, et teil on üks tööriist arendamisel, ma ei tea, kas selle töö nimi vist SUS-tool on või? SUS-tool või ESG-tool. Ja ESG-tool, et ma ei tea, eesti keeles ta siis ongi siis jätkusuutlikkuse tööriist. Et mida see endast kujutab, et kui oletame, et mul on väike ettevõte, 10 inimest tööl, toodame midagi kohalikul tasandil, siis mis see väärtus mulle sellest siis saab olema, kui see valmis saab ühel hetkel? Ja, et selle mõte on selles, et kui ma ettevõtjana hakkan oma mõju hindama, siis kuidas ma seda teen? Kuidas ma tean, mida või keda ma parasjagu mõjutan? Ja just see topeltolulisuse mõju hindamine on selle tööriista eesmärk, et ma saan teada, kus need minu mõjukohad on, mida ma avalikustama peaksin või mida ma jälgima peaksin, mida ma parendama peaksin, et sellise esmase hindamise aitab see tööriist ära teha ja siis juba edasi järgmised sammud tuleb siis ettevõttele endale astuda ja järgmised lahendused leida. Sa nimetasid seda topeltmõju hindamiseks, siin valdkonnas on erinevaid termineid käibel, et see on see kahese olulisuse analüüs. Mina olen saanud korduvalt seda tagasisidet, et ma pean rääkima kahesest olulisusest, sest direktiiv ja seadusandlusesse sisse kirjutatakse täna uus tõlge. Kui esialgu kasutati topelt, siis nüüd on kahene olulisus. Et seda proovida nagu välja juurutada, siis ma püüan ka hästi tähele panna seda. Tahtsin kommenteerida selle ESG-tooli osas, et kuna meil oli siis võimalus aidata Rahandusministeeriumil seda metoodikat välja töötada, mis tööriista arendamise aluseks on, et siis hästi üks tagasiside, mis seal esialgu, kui me ettevõtjatele seda tutvustasime, oli see, et on ikkagi nagu keeruline ja siis ma mäletan, et me arutasime seda, et see metoodika ongi keeruline, kui sa tahad tagada vastavusstandarditele. Et siin võib-olla nagu eelhoiatusena ka, et turul liiguvad igasuguseid lihtsustatud versioone tööriistastest ja ka sellist, et teed kiiresti 3 sammu ja valmis on ja, et olles nüüd ise täna auditeerimise protsessis, me tegelikult näeme, et see võib nagu ettevõtjaid viia eksiteele, et ma võin mingid sammud sellepärast vahele jätta, et ma kuidagi valin selle nagu lihtsama tee, et seetõttu need ettevõtted, kes on väikesed, see tööriist ongi suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, aga ta siiski aitab tagada ka seda standardite vastavust, et selles mõttes ka suured on teretulnud seda kasutama. Võib-olla erinevalt mingid nagu tööriistad, mis turul täna just nagu lihtsustavad protsessi, et aga teie mõlema niimoodi jutust noppisin üht koma teist ja mul tekkis siit küsimus, et hea küll, et meil on, oletame, et tuleb tööriist, mis siis aitab seda protsessi lihtsustada. Aga selle kahese olulisuse analüüsi põhiküsimus on see, et mis on tegelikult oluline. Ehk et see ei ole nii väga selles, et eks ole, et milliseid numbreid me raporteerime ja lõppkokkuvõttes see raport on üleüldse ainult nagu vorm, milleni see lõpuks välja jõuab, on ju. Et küsimus on, miks me seda teeme, et kuidas on võimalik, millist huvitav, kuidas on võimalik automatiseerimise või tööriista abil saada aru, mis on päriselt oluline? Ilmselt läbi õigete küsimuste küsimise, et selles mõttes see loogika, et hästi raske on nagu, me täna küsime hästi tihti ettevõtet vastu, et aga miks, kui ta räägib midagi, et ma tegelen selle ja teise ja kolmanda asjaga ja kui me loeme tänaseid kestlikkusaruandeid, hästi tihti me loeme, kuidas me teeme seda ja teist ja kolmandat, aga kui sa seda taustalt mõtled, miks te nende asjadega tegelete, siis
sa võid mõelda, et see on iseenesest mõistetav, et pank tegeleb finantskirjaoskuse arendamisega, on ju, kõik nagu natuke saavad sellest seosest aru. Vaata, igal pool ei ole need seosed üks-ühele nagu mõistetavad. Et ma arvan, see tööriist võib-olla nagu, esiteks on sinna eeldatavasti ka mingisugused nagu näidised sisse, et kui kaugele ja millesse ma üldse süvenema pean, kui ma analüüsin enda ettevõtte mõju ühtepidi ja siis kahene olulisus tuleb läbi selle, et ka keskkonna ja sotsiaalsetel teemadel on minu ettevõttel otsene finantsmõju täna või tulevikus. Et see on üllatavalt keeruliseks osutunud ka väga küpsetele ettevõtetele vastata sellele küsimusele, miks. No Katrin, kui keeruline see Rimis on olnud? No on ikka olnud keeruline, et selles mõttes me oleme endale selle tööriista koos oma siis emafirma ja meie nõustajatega loonud ja see ei olnud kindlasti, see on päris korralik materjal ja et kindlasti midagi lihtsat seal ei olnud. Aga ma tahaks nagu siinkohal, sest tegelikult mis ju sellest välja tuleb, on ikkagi ka kaudselt need riskid, et kui sa ehk siis ma nagu küsiks siis nõnda, et miks ei peaks ettevõtte tahtma teada, mis on tema tulevikuriskid. Et ma arvan, et me kõik tahame ju teada, eks ole, et me ju siin oleme korduvalt kuulnud, kuidas kirutakse valitsust või ma ei tea, mingisugust ühte või teist või kolmandat milleski, kes on milleski süüdi, siis tegelikult see on väga lihtsas keeles öelduna, ta on ju sissevaade, eks ole, et mis riskid või ohud on minu ettevõttel tulevikus ja nii keskkonna mõistes, aga ka sotsiaalses mõttes. Ehk siis see on võib-olla see küsimus, mis jälle minu jaoks teeb selle asja nagu lihtsamaks, miks see raske teekond tuleb nagu ette võtta. Ja tõsi ta on, eks ole, et meil ilmselt tänu tõesti siis emafirmale, kus ka turg on totaalselt erinev Põhjamaades, et seda ei maksa kindlasti arvata, et siin meie regioonis on täpselt samad sellised põhikirjad ja ettevõtte sisesed regulatsioonid, mis on Põhjamaades tavalised, et see on üsna tavaline, et me isegi oleme mõnda vaadanud selle pilguga, et oot, et kas see üldse on mingi risk, aga tegelikult ta on tulevikurisk, eks, et selles mõttes meil on need nii-öelda nõuded, ettevõtte sisesed nõuded ja kõik sellised regulatsioonid juba eos emafirmalt tulnud, aga ma täiesti adun, et meie regioonis võib kohalikel ettevõtetele see, sest pole olnud lihtsalt varem nõudlust, eks ole, et pole keegi kunagi küsinud, kuidas sa näiteks tõesti võib-olla mitmekesisusse suhtud või et need teemad tunduvad kuidagi võõrad, rääkimata mingist keskkonnateemast. Mis on samas hästi huvitav on see, et nüüd olles seda protsessi juba päris paljude ettevõtetega läbi teinud, siis üllatuskoht on nende jaoks see, et seal on ka see võimaluste komponent. Ja see on võib-olla see koht, kus nagu riski sa veel nagu võib-olla adud, et aga see teine pool, et vaata seda kui enda jaoks ärivõimalust, et täna on see hetk, kui sa võiksid analüüsida, et kas ma peaksin sinna nagu investeerima või mõtlema, et sest võib-olla 3 aasta pärast ma olen hiljaks jäänud, sest et need võimalused on juba kõik teiste jaoks. Selle võimaluste poolelt mulle just meenub, et ma käisin ise vastutustundlike ettevõtluse foorumi juhatuse nimel andmas aasta kestliku ettevõtja auhinda 6 aega tagasi välja ja selle sai Estiko Plastar, kes eks ole, toodab pakendeid ja kui me räägime üleüldse nagu kestlikkusest, siis kogu pakendimaailm on üks nagu kõige keerulisemaid valdkondi, aga ometigi on tegemist ettevõttega, kes siis läbi innovatsiooni ja julgete otsuste seadis endale mingis mõttes jätkusuutlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse konkurentsieeliseks ja tänu sellele on jätkuvalt konkurentsi Skandinaavias ehk et kõige nagu mingis mõttes nõudlikumal turul on ju. Nii et võib-olla need, kes nagu jõuavad võib-olla oma mõttes siis sinna nii-öelda kohale ennem, et jah, riskid, aga ka võimalused ja kui me sellega süstemaatiliselt tegeleme, siis tegelikult see tagabki ju selle, et sa ehitadki endale jätkusuutliku ärimudeli, mis aitab sul turul püsida 10, 20 ja võib-olla ka 30 aastat edasi on ju. Ma ütlen sageli, et räägime rohepöördest kui kasupöördest, otsime kasukohti, ehk siis see rohepööre tänaseks on justkui natuke juba ära lörtsitud, aga tegelikult on need kasukohad seal olemas. Ja tõsi, ettevõtjana ja olles paljude Eesti ettevõtetega rääkinud, siis see põhiline küsimus on, kus on kasu. Ja kui see tõlkida siis kasukeelde, siis reeglina tullaksegi siis niimoodi teineteisele lähemale. Aga meil on vahepeal tulnud kuulajalt vaatajalt küsimus,
Ma loen selle ette, siis vaatame, kes vastata tahab. Et Karmen küsib, kuidas kommenteerite asjaolu, et kahese olulisuse hindamise tulemused on suurte ja keskmise suurusega ettevõtetel erinevad ja suurettevõtted vajavad andmeid ikkagi oma vajadusest lähtuvalt. Väiksemad ettevõtted on siis dilemma ees, sest nende fookus on erinev. Merili vist Ja ma tahab kohe. tahan ühte kommentaari siia, et see on hästi selline klassikaline, et minul on ühed asjad olulised, minu klientidele on teised asjad olulised, kuidas me seal keskpõrandal kokku saame. Ja ma arvan, see on üks põhjuseid, miks komisjon oli nii tark ja tõi selle sidusrühmade nagu arvamuse kui ühe osa, üheks nii-öelda sidusrühmade kaasamise ja nendelt arvamuse küsimise üheks osaks kahese olulisuse hindamisest. Et see on hea näide sellest, et aga kui sul on suur ettevõttes klient, kes vajab teatud informatsiooni, siis kui sa seda analüüsi teed, sa võtad selle teadmise nagu kaasa sealt analüüsist. Et isegi võib-olla, kui see teema minu jaoks, väga hea näide on siin see inimõigustega seonduv teema. Hästi paljud ettevõtted kohalikul tasandil ütlevad, see ei ole meie jaoks probleem Eesti kontekstis. Nii. Ja siis tuleb sulle suur partner Rootsist, Soomest, kes ütleb, et sul peab olema mingi poliitika, et seda teemat juhtida. Meie, kui me kahese olulisuse analüüsi teeme, käisime kohe ettevõttel üles korjata selle fakti, et sa ei saa ilma selleta, selle teema juhtimiseta, sellele kliendile tõenäoliselt järgmistel aastatel teenuseid enam müüa. Et see on oluline argument lisada see teema endale oluliste teemade nimekirja. Et ma ei tea, kas see vastab iseenesest sellele nii-öelda küsimusele, mis kuulajal on, aga see fookuse seadmine koos, võttes arvesse neid teisi osapooli ja vaadates tulevikku. Et siis ma arvan, see võiks olla üks, mis aitab maandada seda riski, et ma pean andma nagu 7 erineval moel 7 erinevale kliendile näiteks potentsiaalselt tulevikus aru. Mõtlen, et kui kogu seda süsteemi loodi, siis tegelikult oli ju arutlusel see, et kuidas me saaksime ühe sellise kestliku lähenemise luua nii, et kõigil oleks info avaldatud ja et me saaksime nende raportite läbi avalikustamise teada siis, et kuidas siis selles tarneahelas mingisugused tooted, teenused, mingi materjal liigub. Ja tegelikult, kui me nüüd mõtleme selle suure eesmärgi peale, siis ma arvan, et me jõuamegi ma ei tea, 5 või 7 aasta jooksul selleni, kus me oleme selle harjutuse läbi teinud ja see muutub loomulikuks osaks ja tegelikult see info ongi kättesaadav. Lihtsalt täna ta tundub, et on erinev nagu suurele väikesele, seda infot on raske saada. Võib-olla hetkel on ka, kui me näiteks räägime sellest osast, kuidas sa oma süsiniku jalajälge hindad, et siis võib-olla täna on hetkel saada keeruline kätte neid komponente, mille järgi sa arvestad seda või kuidas täpselt sa kokku paned, aga see areneb. Ja kui nüüd sellist suurt ja laia eesmärki vaadata, siis on see tegelikult ju väga õilis ja tegelikult ongi hea, kui me saame teada, kuidas või millistel alustel meie otsused on tehtud. Ja ma võib-olla veel täiendavalt teie mõtetele kommenteeriks seda esitatud küsimus selles võtmes ka, et olenemata sellest, kas see on suur ettevõte, keskmine ettevõte või väike ettevõte, see ju mingis mõttes algab pihta kõik sellest, et kus on sinu turg, kes on sinu töötaja, kes on sinu klient, kes on osalised sinu siis tarneahelas. Ja inglise keeles on see stakeholder mapping, aga eesti keeles ongi siis siht- ja sidusrühmad, eks ole. Ja arusaamine siht- ja sidusrühmadest ja nende ootustest ja vajadustest annab sulle ka mingis mõttes võtta selle pildi, et millised andmeid sul on üleüldse siis vaja selleks, et saada aru, kus on siis riskid ja võimalused, eks. Ja tõsi ta on, et suurel ja väikesel on need vajadused on erinevad, aga läbi nende samade sihtrühmade vajaduste tegelikult need kokkupuutepunktid on ju olemas. Nii et mulle tundub jah, et tegelikult see lugu ei ole nii erinev, kui ta esmapilgul tundub, aga seda saab teha loomulikult väikeettevõtete puhul palju lihtsamini ja neid nii-öelda andmepunkte lõppkokkuvõttes siis läbi mille sa seda nii-öelda mõju tõestada on muidugi oluliselt vähem. Ja see on ka, lihtsalt näitena võib-olla ka meil on Eestis ka selline tööriist olemas nagu vastutustundliku ettevõtluse indeks, mida me PEF-iga oleme aastaid vedanud ja Merili on ka selle metoodika üks autoritest, siis ka seal meil on samamoodi ju üles ehitatud, et kui sa oled suur ettevõte, siis
nii-öelda ankeet on sulle palju mahukam, kui sa oled pisikene ja võib-olla sa oledki siin nagu mina ja veel 2 inimest tiimis, siis ta on ka nagu lihtsustatum. Nii et selles mõttes aga noh, vaata põhimõtte sisul jääb samaks, ma pean mõtestama oma mõju, ma pean seda kuidagi juhtima, et noh, minu jaoks alati kõige paremad näited ongi need väikesed ettevõtted, restoran või midagi, kus on nagu see, et noh, sa ei saagi mõelda, mul ei ole sellist ressurssi, et juhtida teemasid nii nagu suurettevõtte tasandil, aga ta suudab kõik punktid ära täita nii-öelda läbimõtestatult, süsteemselt ja noh, korduvalt on ju siis saada ka selle eest tunnustatud, et jaa, aga üks võib-olla aspekt veel, millest tahaks pisut rääkida, on meil siin tuli juba sisse, aga ma tahaks just Kadi käest küsida, et kas kuna eksport ehk et me juba jõudsime sinna nõudlikele Skandinaavia turgudele ja kui me räägime Eesti majandusest üleüldse, siis me oleme ikkagi väga tugevalt sõltuvad sellest, mis toimub meie lähiriikides ja sellest, kuivõrd tublid ja võimekad me oleme selleks, et enda loodud väärtust viia välisturgudele. Et kas te selles nii-öelda vaatest ka olete praegult nüüd selle kestlikkusele peale vaadanud, nimelt kuidas toetada eksportivaid ettevõtteid või teisest küljest kuidas nügida siis neid, kes võib-olla täna veel ei ekspordi, aga et nad nagu jõuaksid arusaamisele, et nende võimalused on seal ja läbi kestlikkuse on võib-olla siis see vaade tõenäolisem. Jaa, meil on tegelikult ekspordistrateegia väljatöötamisel, mis on ka oma lähenemiselt vaatab sellele kestlikkusele otsa. Lisaks meil on majandusplaanil on tegevuskava tekkimas, mis samuti vaatab kestlikkusele otsa. Ja see protsess ei ole selline, et me teeme mingisuguse asja valmis ja see on nüüd ongi ära tehtud, vaid et läbi erinevate pisikeste tegevuste me toetame seda, nagu ma ütlesin, et üks pool on see teadlikkuse tõstmine ja teine pool on siis ka nende ettevõtete endi toetamine, kus me siis tegelikult vaatame üle ka siis erinevaid toetusmeetmeid, et on väljatöötamisel siis selline meede, kus aidatakse väiksemaid ettevõtteid oma eksporditurgudele laienemast, on meede, kus sa saad digitaliseerimisprotsessi üle vaadata, on erinevaid meetmeid, kus seda ringmajanduse või ütleme siis oma tootedisaini seal arendada, et need protsessid käivad käsikäes ja kokkuvõttes, kuna me töötame nii mitmel tasandil ja selline see põhialus ehk siis kliimaseadus on tulemas, et neid kõiki me hindame ja järjest oma tegevusi siis vastavalt sellele ka kujundame. Selle ekspordi poole pealt viimasel ajal kirg püüdnud teema, et on vahe, kas ma ekspordin, eks ju, siis Euroopa Liitu või ma ekspordin kolmandatesse riikidesse, et see konkurentsivõime küsimus on, mina olen näinud väga tuliselt üles tõusnud, on ju, komisjoni tasandil või Euroopa Liidu tasandil väga palju räägitakse sellest, et me ei tohi nagu ennast panna läbi tohutute regulatsioonide nagu võrreldes muu maailmaga konkurentsi mõttes siis kehvemasse positsiooni või seisu, et ja võib-olla see on ka küsimus minu poolt siis Kadile, et kas te kuidagi eristate ka seda või et kuidas nagu aidata ettevõtteid olukorras, kus nad nagu tunnevad, et kui läbi kestlikkusele keskendudes nad on nagu konkurentsieelises Euroopa Liidus, aga kui nende sihtturg on kolmas riik on ju, et siis nagu ja väljaspool Euroopa Liitu, et siis nad nagu tunnevad, et nemad justkui teevad nagu midagi ekstra, nemad küsivad liiga palju küsimusi või nemad pööravad liiga paljudele asjadele tähelepanu versus nagu eks ju teistele partneritele väljaspool. Ja eks see ongi praegu keeruline selles mõttes, et need protsessid liiguvadki Euroopa sees ja Euroopast väljaspool erineva tempoga, aga näha on, et tuleb ülejäänud maailm ka kaasa, küll aga väga väikeste sammudega. Ja ilmselt see on seotud ka sellega, et kui suurettevõtetega on tegemist, mille tarneahelas sa oled. Ja teine pool, et kuna me oleme selle protsessi tegelikult ju alguspunktis alles, et me ise õpime, me ise vaatame, kuidas sellega hakkama saada ja siis hakkavad muutuma ka kõik need teised lülid. Ehk et tänasel hetkel ilmselt ongi keeruline, aga ma usun, et kui selle protsessiga täna kaasa minna, siis sa siiski saad eelise, sest et kui teised mingisugusel hetkel järele jõuavad ja sinul ei ole seda infot pakkuda, siis sa võid nagu väga-väga hiljaks jääda ja väga-väga oma lepingust ilma jääda. Ehk et tuleb tegutseda.
tuleb on, tegutseda kindlasti kokkuvõte. ja minu meelest võimalusi on ja just ka see, et tänane kohtumine, ka uus järgmine grupp, kes tuleb õppima, et kõik, kes selle läbivad, ühel hetkel saavad olla selle info edasiandjad ja just need, kes teadlikkust järgmistele inimestele edasi annavad ja tõstavad sellega, et mina näen, et ESG on tulnud, et jääda ja igal juhul me sellele nagu keskenduma peame. Väga hea, sa just ütlesid välja selle lause, mis oleks olnud mu järgmine küsimus, aga nüüd ongi selles mõttes, et tõmbame selle teema korra võib-olla lõpuringina siia laiemaks, et seda skepsist ESG suunal on olnud hästi palju. Et alguses oli nagu, et mis jama see on, eks nii, siis ma ütleks, et paar viimast aastat on olnud hästi suur ESG buum, kuigi see ESG terminina Eestisse jõudiski võib-olla viimasel paaril aastal, et ennem räägiti lihtsalt laiemalt rohepöördest ja kestlikkusest, on ju. Ja siis nüüd ma olen hakanud kuulma vaikselt, et on et võib-olla mingi rahunemine on toimunud, et esimene šokk on möödas, et mis mõttes me siin peamegi midagi raporteerima hakkama, on ju. Ja nüüd ma olen hakanud kuulma turult selliseid signaale, et võib-olla ei olegi vaja ja et see on mingi moeasi, et äkki läheb mööda. Et kuna Kadi ütles välja, et ESG on tulnud, et jääda, siis et kuidas teile nagu tundub, et kas ettevõte, kes täna Eesti turul tegutseb ja ei ole alustanud veel üleüldse oma ESG mõjude siis võib-olla mõõtmise või mõtestamisega, saab tänasest edasi 15 aasta pärast jätkuvalt siin turul edukas olla, kui me korra unustame eksportivad ära, räägime sellest pisikesest Eestist, kas siin saab hakkama nii, nagu kogu aeg on saanud? Vaata, meie hästi palju sõltume välistest ressurssidest oma protsessis, et meil on vähe siin endal looduslikult antud nagu selles mõttes toormaterjali, millest näiteks toota, on ju, et nagu kui me keskendume nendele, et me ikkagi väga palju ressursse just nagu sisendressursside mõttes impordime. Et selles mõttes on keeruline, kui me nagu isoleeritult vaatame seda, et ainult oma ressurssidega, ja ma nagu alati mõtlen seda, et see mõõda minemisega, et nagu kui sa nagu päriselt mõtled selle tuuma peale, sa mõtled nende probleemide peale, et jah, tõesti, vesi ei ole meil täna välja arvatud Viimsis on ju kaduv ressurss, et võib-olla sa tõesti saad hakkama, kui sul on väga veeintensiivne ettevõttega järgmised 15 aastat, on ju. Ja niimoodi nagu järjest vaatad neid suuri globaalseid probleeme, aga ettevõtted, kes sõltuvad täna ressursist, mida toodetakse veeintensiivselt piirkondades, kus vesi on suure riski all, on ju. Et kus on see alternatiiv, kus ma leian selle alternatiivse materjali ja kui ma selle peale täna ei mõtle, siis ongi üks päev fakt, et mul ei ole seda sisendressurssi, ma pean kõik niikuinii oma tootmises nagu ümber vaatama, on ju, või ma panen oma tootmise päriselt seisma. Et COVID selles mõttes tõi natuke tänu oma nende, et korraks jäi maailm seisma ja siis saadi aru, et issand, ma ei saagi neid asju, mis mul tulevad kuskilt kaugelt, on ju, äkki kätte, mis ma nüüd teen. Et see nagu tegelikult raputas natuke, et selliseid COVID-i-laadseid ehmatusi, ma arvan, hakkab olema tulevikus ikkagi nagu korduvalt. Ja kui sa ei ole seda oma äri kontekstis välja mõeldud, kui haavatav ma olen nendele globaalsetele muutustele, ka siin väikeses Eestis on ju, mis tundub täiesti turvaline nagu paik kliima mõttes ja võib-olla selliste olulisemate probleemide mõttes on ju, et siis nagu väärtusahelas me oleme väga sõltuvad teistest osapooltest, kes asuvad meist kaugel. Kas läheb mööda või? No ma tahaks võib-olla tuua siia ühe mõõtme juurde ja see on generatsioonide muutus ja tööandja vaade ka. Ehk siis ma täna hästi palju olen suhelnud erinevate startupidega. Nad loomulikult ju kõik tahavad meile pakkuda oma imelisi tooteid ja teenuseid ja osad neist ongi väga nutikad ja see on olnud väga äge teekond selliste startuperitega nii-öelda ühenduses olemine ja neid ära kuulates, mõnda üht ja teist ka piloteerides ja nemad ju ikkagi tulevad juba selle siis ESG mõttes õige mõtteviisiga. Ehk siis ma olen adunud seda, et uue generatsiooni ettevõtete loojad juba loovadki kestlikke ettevõtteid selles mõttes paljuski, eks võib-olla ei saa ka päris öelda kõik, aga see põhimõte on seal juba teistsugune ja mida me ise näeme suure tööandjana, et üsna sageli ma saan ikkagi neid, et sellepärast ma tahtsin tulla tööle teie juurde, et ma nägin, et teil on see raport seal lehel ja see meeldib mulle, kuidas te äri ajate. Ehk siis see on võib-olla nüüd see koht, kus ma olles pigem siis keskealise põlvkonna esindajana raputaks kõigile või koputaks kõigile südametunnistusele, kes umbes samast põlvkonnast olevad inimesed, kes ka ettevõtteid
nii-öelda veavad, et pange tähele, et kes teile tööle tahab tulla, et see on ka kindlasti üks asi, mis teisest küljest jälle nagu natuke sunnib neid seda mõtteviisi muutma. Et ma arvan, et noh, ega me ei jõua ära oodata, millal neid ettevõtteid hakkavad juhtima need nii-öelda õige mõtteviisiga tänased noored ja kes juba esitavad ikkagi väga kriitilisi küsimusi, eks ole ju, sellele meie põlvkonnale. Ehk siis kindlasti ma arvan, pääsu ei ole, sest et tegelikult me näeme juba seda ju. See on väga hea, et sa just selle tööandja vaatega sisse tõid, et see on samaväärselt oluline, kui on tarbijad või tarneahela küsimuseks. Aga Rimi puhul mind siiski huvitab see ka, et jah, kui me räägime siis tulevikust, sellest, et kas sul on töötajaid, ma ei tea, 10-20 aasta pärast ka, et siis on see nagu relevantne. Aga kuidas see tarbija täna käitub? Kas see, kellel täna on raha ja no võib-olla ütleme, et täna ja veel järgmisel 5 aastal, et kas tema käitumises on ka näha see, et talle see korda läheb ostukäitumises? Paraku mitte, et ma nende pikkade aastate jooksul Rimis töötades olen päris palju erinevaid siis kestlikkuse piloote läbi viinud ja pidanud ikkagi väga niimoodi kurvalt neid kokku võtma, et tarbija ikkagi täna ja no eriti praeguses majanduslikus olukorras, et arusaadavalt me kõik teame, et ma ei pea isegi seda välja ütlema, mis on kliendi jaoks kõige olulisem, aga nagu ma mainisin, seda põlvkondade muutust ju, eks ole, see, kelle käes on rahakott, muutub ju ka järk-järgult, eks ole, et need inimesed, kes täna ja võib-olla eile neid nii-öelda kestlikke lahendusi nõudsid, ju muutuvad ühel hetkel makse- ja ostujõuliseks. Ehk siis seda ei tohi ära unustada ja ma arvan, et siin on see suure ettevõtte, nagu meie oleme, võimalus oma mõju ja eeskuju avaldada, et nagu ma enne juba mainisin, et ma arvan, et see on juba mitte ainult vajadus, vaid kohustus, et suurettevõtted võiksid seda kindlasti endale selle kohta aru anda. Ja tarbija muutumine, ma arvan, on ka osaliselt meie enda kätes. Ehk siis meie peame ise neid mõjutama. Alati sellele, et jah, et ma näen ka neid trende ja numbreid ja alati nagu mõtlen, et noh, tegelikult me oleme nii palju sellest rääkinud ja ikka on ju, just mis puudutab näiteks mahetoitu, on ju, et noh, see on ka Rimi teema, on ju, et noh, ma arvan, et tegelikult päriselt tarbija ei muuda oma käitumist selles mõttes, et hakkab ikkagi eelistama soodsamat. Meil on vaja süsteemi täna nii muuta, et see, mis on ka tervisele kasulik ja mahe ja keskkonnale kasulik, peab lihtsalt olema nagu võrreldes nende teiste alternatiividega nagu soodsam. Ma ei saa öelda, et soodsam, pigem vastupidi, et mitte kestlikud lahendused peavad kallimaks lihtsalt minema. Et noh, me ei saa nagu muud moodi, ma arvan, seda suur shifti teha ja vaikselt me ju seda täna näeme, et kui me hakkame rohkem maksustama nagu ma ei tea, pestitsiidide kasutamist, süsiniku heitmeid, mingisuguseid nagu selliseid nii-öelda mitte keskkonnasõbralikke lahendusi on ju, et siis me tegelikult võib-olla suudame ka rohkem selle mahe tootmise toidu, jätkusuutliku toidu nagu näiteks kergitada nii-öelda inimesele. Ma seda ütlen sageli, et ma arvan, et selle rohepöörde teevad pigem ära ettevõtjad, sorry, riigi mõttes, aga ma arvan, et see väga suur hoob on ettevõtetel. Ole hea. Ja mõtlen, et kui nüüd küsida, et kas saab ilma või ei saa, siis minu arvates ei saa. Esiteks juba sellepärast, et kui sul on vaja kaasata raha ja kui sa ei ole omale rohemõtteviisi selgeks teinud ja seda läbi mõelnud, siis tõenäoliselt on see äärmiselt keeruline. Ja teine pool on võib-olla selline Euroopa Liidu järjest rohelise mõtlemise kasvav ideede laienemine, et kui me võtame näiteks roheväidete direktiivi või tarbija võimestamise direktiivi, et siis need toovad sulle järjest selliseid nõudeid juurde, kus sa pead väga täpselt läbi mõtlema, et kui sa tahad omal mõnda roheväidet esitleda, siis sa pead selle ikkagi ära tõendama, et me järjest läheme ikkagi sinna poole, kus sa pead päriselt aru saama, keda, kuidas ja kui palju sa mõjutad ja kuidas sa selle ära lahendad, et meie planeet siis nagu võimalikult toimival viisil jätkuda saaks. Aitäh teile! Päris otsi veel kokku ei tõmba. Lõpetuseks teeme ka ühe termini
selgituse. Aiki on meie käest küsinud terminite osas ehk et näiteks Euroopa Liidu ja Eesti riiklikud strateegiad kasutavad rohelise majanduse ja roheinnovatsiooni mõisteid. Sommer räägib raamatus Managing Green Business Model Transformations ärimudeli muutustest, kas eestikeelne tõlge võiks olla roheline ärimudel. Samas ühes EAS-i konverentsil, siis rohelisele lainele viitab, on räägitud kestlikutest ärimudelitest. Milline on siis õige eestikeelne vaste Green Business Modelile? Kas MKM-is on olemas näiteks eestikeelne sõnaraamat kõikidele jätkusuutlike inglisekeelsetele terminitele? Minu lemmikteema muuseas oli mu magistride esimene see peatükk oli terminitest. Räägi, Kodi, mis te teete seal nendega? Ma nüüd jään võib-olla vastuse võlgu, kas päris konkreetselt seda on nüüd seal tõlgendatud, aga ma pigem arvan, et me räägime kestlikust ärimudelist, et pigem on see terminoloogia sinna poole, aga võin üle kontrollida, võin vaadata, võin hiljem sinna. Minu käest on ka seda hästi palju küsitud, et roheline kestlik, et kas roheline ärimudel on. Ringmajandusega juurde. Ja just, et kas see on osa kestlikust ärimudelist nagu. Jah, just, et ma nagu ütlengi seda, et kui sa räägid nagu kestlikust ärimudelist, sa ei räägi ainult rohelisest või kuidagi keskkonnasõbralikust, sa räägid nagu sotsiaalselt vastutustundlikust ja ka vastutustundlikult juhitud mudelist, on ju. Et jah, see sellist nagu mina ka pooldan, et me räägime kestlikest ärimudelitest, sest see mõiste ja termin on nagu nii palju laiem ja sisaldab endas nii palju olulisem. Kuna ma töötasin läbi terve hunniku teadusartikleid sel teemal ja siis pidin selle ühel lehel kokku võtma, siis mis järeldusele sa siis jõudsid? Järeldus ongi see, et me ikkagi räägime, eesti keeles on sünonüümid, eks, kas ta on siis jätkusuutlik või kestlik, aga inglise keeles on siis sustainable business model ehk et jätkusuutlik ärimudel. Kõik rohelised teemad on selle jätkusuutliku ärimudeli sees, sest et mis on jätkusuutlikkus ja kestlikkus, see on 3 kestlikkuse alussammast, mis on siis majandus, sotsiaal ja keskkond ehk et ja kui ettevõte tahab, et tal oleks jätkusuutlik ärimudel, siis sa pead kõigi nende 3 valdkonnaga siis tasakaalustatud tegelema ja kui siis näiteks mõne valdkonna näiteks oletame, et sinu keskkonna negatiivne mõju on oluliselt suurem kui mõned teised valdkonnad, siis sa pead tegema kõik selle nimel, et seda negatiivset keskkonnamõju vähendada ja kui sa ei suuda seda kompenseerida piisavalt, siis sa saad ka teiste valdkondade kaudu seda nii-öelda kompensatsiooni siis tekitada, et lõppkokkuvõttes me üritame leida selle 3 valdkonna vahel siis seda tasakaalu, nii et kokkuvõte võiks olla jah, et kestlik ärimudel või jätkusuutlik ärimudel. Aga loodetavasti teeme siis terminoloogiasse ka natukene selgust juurde, aga kes tahab veel sel teemal filosofeerida ja lõppkokkuvõttes lõplike tõdedeni jõuda, siis ESG arenguprogrammis me sel teemal ka tegelikult päris palju räägime. Ja ma usun, et see terminite maailm tegelikult saabki selgemaks läbi selle, et lõpuks ühel hetkel jäävad meil mingisugused asjad pinnale ja küllap selgineb see ka. Ja ma arvan, et tegelikult ei maksa siin ka nagu sellele halvasti vaadata, kui ühiskonna arenedes me leiame paremad lahendused ka terminitele. Jah, üllad soovid. Aga siis jääme ootama teid siis registreerima ESG juhtide arenguprogrammi ja võin juba etteruttavalt öelda, et nii mõnegagi meist siin laval te selle programmi käigus kohtute ja kui veel kavas ei ole mõne nime, siis võib juhtuda, et lisandub, sest et kuidas me seda programmi ka veame, on see, et meil on niisugused mõned püsiloengupidajad, aga samal ajal igal loengupidajal on vabadus kutsuda klassikülalisi, praktikuid, kes saavad tulla ja rääkida seda kõige värskemat hetke teadmist, nii et selles osas on tegemist sellise kiirelt ajas kohanduva ka programmiga, kus me lisaks sellele, mis juba on kokku lepitud, arutame ka päris palju selle üle, et aga mis on täna päevakajaline ja mis võib võib-olla homme juurde tulla ja juhtuda. Nii et aitäh teile kuulamast. Tore, et enam ei ole varahommik. Meie olime siin varahommikul juba kohal, aga kella 11-ks veel kuulajaid on ja kohtume teiega siis loengus ja head ja mõnusad ESG teekonda teile.